Sina küsid, mina vastan. Teeme niimoodi. No ühelt poolt on teada, et sa pildistasid need fotod nagu arhiivi jaoks. Aga kui me võtame sinu kui fotograafi positsioonilt, et millest sa lähtusid, kui sa neid fotosid tegid? Või selles mõttes, miks sa neid tegid, et miks sa nad tegid nii, nagu sa tegid? Tähendab, terve see töö algab peale siit samast kirjutuslaua tagant. Kõigepealt ma püüan esiteks inimese kohta saada andmeid internetist. Ma püüan lugeda mõne tema teose läbi. Ja siis ma hakkan selle põhjal mõtlema, et kuidas ma selle poole tunniga, reeglipärasel mul on pool tundi aega, et mida ma selle poole tunniga hakkama saan. Aga see on ikkagi nagu tundmatu sees vette hüppamine, sellepärast kunagi ei tea, kuhu sa satud, mis on tehnilised tingimused, kuidas on inimese tuju ja selle ma ei oskagi öelda, kuidas see pilt nüüd niimoodi täpselt välja tuleb või kuidas selle projekti selline põhiline huvitav asi ongi see, et sul on hästi vähe aega, mille jooksul sa pead reageerima. See võiks öelda, et see on kirjanike reportaaž. Kui palju sulle on, hakates kinni sellest, et sa ütlesid, et sa üritad mõne teosegi läbi lugeda autorit ja nii edasi, et kui palju see töö sulle enesele on andnud, lisaks sellele sotsiaalsele suhtlusega kirjanikest ka sellist nagu ülevaadet Eesti kirjandusloost? Kindlasti on andnud juurde. Ma ei ole päris kindel, kas ma oleksin noorkirjanikke nii palju lugenud. Aga olen avastanud endale väga huvitavaid noorkirjanikke. Olen püüdnud aru saada mõne meie rahvakirjaniku fenomenist, miks teda loetakse. Ja eks ta mingil määral on mu lugemust suurendanud. Aga kui ma nüüd vaatan seda, kuidas sa neid fotosid teed, või siis üks näiteks selliseid korduvaid elemente, on see, et päris paljud kirjanikud on pildil koos enesest tehtud portreega, et kui suur määral see on teadlik valik või nagu ma aru saan, siis sa oled lasknud autoritel enestel valida seda keskkonda, milles nad tahavad pildistatud saada. Ja nüüd kui ma näen nagu sinu kui fotokunstniku tehtud portreet kirjanikust ja ma näen seal veel kellegi teise, siis mõne maalikunstniku portreet kirjanikust, siis kas see kordus on nagu teadlik või? No ta ikka kisub natuke teadlikuks, sest kui ma olen näiteks esimene üks kirjanikest, keda ma kasutasin just tema oma portreega oli Priidu Peier ja ta lihtsalt demonstreeris seda maali kui temale väga tähtsat maali. Samuti on Helvi Jürissoni on pildistatud maalitaustal, mis on talle tähtis. Nii et see ka ikka kirjanik suunab mind ka sinna selle oma lemmikmaali juurde või oma lemmikasja juurde. Sest tavaliselt ma palun inimesel näidata eriti kui ta on kodus, suvekodus, oma lemmikkohta, sest igal inimesel on oma lemmikkoht, kus tal eriti meeldib seal olla. Ja nii mitmed on näitanud just seda oma maali all istumist, kui ta, mõnel on maal köögis, mõnel on ta oma raamatu riiuli kõrval. Aga muidugi päris nii ei ole, et kõik kirjanikud, kõik oma portreede alla istume pilt. Näitusest rääkides, et kuidas sa näitusega üles ehitasid, kas nende portreedi jaotuses on ka
kas see läks puhtalt nagu sellise visuaalse valiku põhjal või on seal mingi loogika ka nendest tööde valikuses? Põhiliselt on visuaalse, tähendab kuna ma ei saanud terviknäitust, see tähendab terviknäitus oleks veel circa 80 inimest, siis ma pidin kuidagi teda loogiliselt paigutama, aga see on, tähendab, teie saalid on 2 väikest, 1 suur ja see juba, ma ei tahtnud seda panna selliselt, et siia suuremad portreed, siia väiksemad portreed, siia suurema keskkonnaga portreed. Siis mul oli ainus võimalus need ajaliselt ära jagada. Et 1 osa on ühes saalis, 1 osa on teises saalis ja siis on suures saalis, nii-öelda see värskem asi. Ja seal lihtsalt ma püüdsin nii, et ta oleks visuaalselt huvitav. Aga seal ei ole mitte mingit tähtsuse järjekorda, seal ei ole mingit, ütleme niimoodi, paremusjärjestust. See on lihtsalt see, et ma ei teinud seda üksinda, seda näitust ülespanekut aitasid mul ka Krista Ojasaar aitas. Ja me vaatasime, mis nagu sobiks, kes sobib kelle kõrvale ja paraku muidugi oleks võinud veel paremini. Aga see on ikka nii, kui kõik asjad üleval, siis nagu enam ei muuda, siis on nii. Nagu sa ütlesid, et täiuslik oleks 80 veel, et seal see pildistamise protsess on kestnud üsna mitu aastat. Aga üks küsimusi, mis mind hakkas huvitama, oli see, et kus kohast te nagu alustasite, et kui sa koos arhiiviga seda autorite valikut hakkasite tegema, et millest te alustasite, mis loogika? Tähendab, alustas seda, alguses tegime me seda kahekesi Piret Noorhaniga. Ja Piret valis välja mingisuguse, ma ei mäleta, 10 kirjanikku ja saatis meilid laiali ja tegelikult see haakumine oli üsnagi nõrk. Aga kas siit 1 inimene vastas või midagi taolist. Aga pisitasa see nagu läks edasi ja nüüd on juba see ka levinud kirjanike seas, et on kirjandusmuuseumis inimesed, kes tahavad neid üles võtta ja nüüd see ka ei mõju enam nii suure üllatusena ja nüüd on ka see tunduvalt lihtsam kui tookord. Aga nüüd kokkuvõttes ja vaikselt mingis mõttes esimese küsimuse juurde tagasi tulles või alguse juurde tagasi tulles, et kui palju su oma see lähenemine või pilk nagu muutunud on selle ajaga või mida sa enese kui fotokunstniku jaoks selle perioodi jooksul saanud oled? Õppinud olen. Ma ei... Foto on üks pidev õppimine. Esiteks on mul juba 4. fotokaamera selle aja jooksul. Kui ma alustasin filmi peal, siis praegu on mul juba 3. põlvkond digiaparaati. See tähendab seda, et ma juba tehniliselt olen kindlasti muutunud. No ütleme, fotograafia põhitõed on samad, aga siiski filmiaparaat erineb digiaparaadist. Filmiaparaadil on mul vähem võimalusi. Ma mõtlen just selles suurusjärgus. Ma ei saa lõpmatult pildistada filmilinte täis. See maksab raha. Samal ajal digikaameraga on mul traagi tegemise võimalus suurem. No see annab mulle ka teatud võimalused, et eesmärk on igast seansist saada umbes 30-40 valmis pilti, mida on võimalik kasutada. Kui filmiga see oli ikka väga tõsiselt mõtlesid, millisel kohal vajutad.
ja eks ütleme, no kui vanasti oli selline ütleme, et kui filmist 2 pilti on hästi välja tulnud, siis hästi läinud. No minul sellist võimalust ei olnud, sellepärast, et seda ei oleks kirjandusmuuseumi rahadest jätkunud, kui ma ainult iga filmi peale 2 pilti teen. Aga nüüd on muidugi võimalust rohkem. Ja eks sellega tehniliselt arenenud edasi. Teine asi on juba tekkinud mingisugused asjad, mida sa võid natuke isegi ette aimata, kuhu sind inimene viib, kuhu sind paigutab. Aga noh, kõige suurem üllatusment on tegelikult see, et kunagi sa ei tea, kas kui sa välja lähed, kas ajab vihma, ei saa vihma, kas paistab päike, kas ta paistab selja tagant, kas ta lühidalt sellist ideaalset võimalust ei ole, et kõik on 100% tehniliselt klapib. Inimene on rõõmsas meeleolus, naeratab ainult siis, kui vaja. Nii et selliseid asju, no. Ja samal ajal võib juhtuda ka see, et täiesti ootamatu pilt tuleb viimastest sellisest pildistamisest Leonhard Laapil. Tähendab, me pildistasime mitmes kohas, mitu väga head pilte sai, aga üks pilt oli üllatuspilt. Me hakkasime minema tema ateljeesse kodust ja tal oli vaja koduaken kinni panna. Selleks, et koduaken kinni panna, ronis ta laua peale. Ja sealt tuli mulle see näituse pilt, sest kindlasti ei olnud ei minul, ei temal kavastada laua peale seisma panna. Aga pilt tuli hea, sest ka tema läks sellest pildist kohe näha, et pildistamise ajal läks heasse tuju. Ja minu jaoks oli ka, see on ainult üks kaader. Aga see üks kaader tuli just see, mida ei planeeri jätta. Aitäh! Palun!